Tere kallid vaatajad, oleme siin Põhja-Ameerika, Ameerika Ühendatud riikides, üsna põhjapoolses osas, New Yorgi linnas ja see, mis siin toimub, see mulle küll ei meenuta, et me kuskil põhjas oleksime, et väljas on 82 F-i kraadi, ma ei tea, mida iganes see tähendab ja siin on palav, nii et ütleme täiesti kohutav olukord. Kuidas sina seda hindad? Ma panen tähele seda, et kui Eestis on 82 kraadi saunas siuke üsna leige ja mõttetu temperatuur, siis siin on see päris tüütu, et kui seda Eesti saunaga võrdsustada, siis võib-olla sealt võib ka ainestikku võtta. Tere tulemast vaatama meie väikest Ameerika Ühendriikide reisi ja kust mujal seda ei oleks parem alustada kui New Yorgi kopsudest ehk siis Central Parkist. Keskpark, siin ta on, ta asubki Manhattani saare keskel. Ja kui me oleme Tartus rääkinud väga palju parkidest, et need võiks vähem olla, siis siin on palju kaubanduspinda läheb küll raisku, aga tegelikult ütleme ausalt, see kulub siia päris marjaks ära, ütleme ausalt. See on Manhattani Toomemägi. Aga siiski me oleme käinud juba kilomeetri ringi, ühtegi kohvikut näinud ei ole, siiski kinnisvaraarendusi veel annab teha. Jällige meid, jällige meie tervet reisi, see kõik on ainult meie enda edevuse väljendus. On nii? Jaa, laikige, kommenteerige Twitteris, Facebookis, Instagramis ja tehke Snapchati videosid, jah. Ja selles, kuidas te laikite, kommenteerite, tehke Snapchati video. Ja siis laikige seda. Ja share'ige. Ja aitäh. See linn on täiesti mõttetuid ja arusaamatuid, erinevad turistidele suunatud elemente ja me oleme, tulge mu kaasa, ma näitan teile huvitavat kohta, tegemist on Büffli monumendiga. See on Raging Bulli monument, keegi tegelikult, kes siia tulnud on väga hästi aru ei saa, miks nad siin on, miks nad seda teevad. Hunnikasiate on kohale tulnud, kõik räigelt pildistavad, vaatame lähemalt. Keegi isegi ei tea, et kas see on nende laps, kas see on nende abikaasa, kas see on nende sõber, kes seal pildi peal on, aga see on mul üldse tähtis, pilti tuleb teha, kõigil peab olema rõõmus, kõigil peab olema hea ja selline ongi turism, ma ütlen, see ongi New York. Oleme siin maailma finantskeskusel Seina tänaval. Siin on ka töötanud Seina tänava susi, siin on olnud väga palju erinevaid kuulsusi, keda me teame. Siin on olnud Rachel, siis Jennifer Anistoni tegelane ja Ben Schwimmer, kes olid saates sõbrad, on ka kindlasti siin käinud. Aga siiski üks kõige märgilisem tähendus siin New Yorgis tuleb siin maa seest välja, tuleb suitsu. Kas tegemist on tõesti teismeliste ninja-kilpkonnadega? Kas nad on tõesti olemas? Kas nad on tõesti siin? Ja mida nemad arvavad praegusest Dow Jonesi ja Nasdaqi aktsia seisudest? Seda teab ainult Jumal ja seda teavad ainult need ninja-kilpkonnad, kes siin all elavad. It made a noise like father's gun. Only a nation louder. Thank you, keep it up. Thank you, America. Find the music and the step and with the girls be happy. Me oleme Harry B. Helmsley monumendi juures ja tema monumendi kohta võime nii palju öelda, et tegemist on ilmselt arhitektiga. Läheme lähemale. Et teatavasti New Yorgis on see probleem, kus kohas ei saa keegi normaalne inimene aru, kui suur on vedeliku kogus pudelites, mis tähendab gallon bensiini või kas 100% on ka Ameerikas 100%.
härra Hemsley mälestussammas on see punane kuubik seal. Ja ikka sellepärast me isegi ei tea, kas tegemist on kuubikuga, kas tegemist on traditsioonilise meetrisüsteemi järgitud kuubiku või see on lihtsalt üks imperialistlik suvaline monument, et näidata, et meil on see kõik asjad teistmoodi. Nüüd vaadake seda kuubikut. Maailm on, tänu sellele kuubikule on maailm väga palju parem koht. They knocked a pole with little sticks to call the men together. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Find the music and the step and with the girls be handy. Meie teekond on viinud meid Washingtoni, Washington District of Columbia, mis on siis Ameerika Ühendriikide pealinn. Ja me tulime siia selleks, et näha seda, kus töötavad senaatorid, tulime siia selleks, et näha, missugune palju rahvuslik riigikohus, tulime nägema siia Valget Maja ja kõike seda, mis linnal pakkuda on. Ja meie enda üllatuseks oleme siin kohanud ka ühte eestlast, tervist, kuidas sinu nimi on? Mattias. Tere Mattias. Ja sina siis oled see mees, kes, vabandust, sul on sinepiplekk nina peal, et sina siis oled see mees, kes töötab Washingtonis. No jaa, põhimõtteliselt töötan küll, et ma olen suhteliselt poliitika, maailma poliitika keskus, olen päris hea koha peale saanud ja no ütleme eestlastest, teistest eestlastest nagu nii kõva koha peal Washingtonis nagu tegelikult ega väga ei ole peale, ütleme suursaadiku võib-olla. Mitut kuulsat poliitikut sa päevas näed, mida sa teed? No ütleme ausalt, kui sa hakkad vaatama, kes siin ringi käivad West Wingis, eks ole, et White House'is ja House of Representatives, siis ütleme kõiki näen. Kõiki, aga mis on sinu, räägi missugune, kindlasti huvitab, kes iganes seda klippi praegu vaatavad, seda meie lühikest dokumentaali Ameerika Ühendriikidest, milline näeb ühe tõelise poliitika maastikul asju tegeva ja kontrolliva inimese päevaga välja? Ei no põhimõtteliselt nagu see otsustusprotsessis on vaja sinna vahepeal inimesi, kus tulevad, suunavad, näitavad, eks ole, et kes inimestel on vaja sellist nõustajat, abi, eks ole, et inimene, kes tuleb, jagab neile vastavat asju, mida parasjagu vaja on, et see protsess läheks nagu sujuvalt, ei oleks mingit tõrkeid. See on suurepärane kuulda, aga mis oli viimane suur asi, mis nagu sinu kätte läbi sai saavutatud Kapitooliumis, Valges Maas, kus iganes sa töötad? Ei no olukordi on mitmeid, et olukordi on olnud ärevaid ja olukordi on olnud rahulikuvaid, aga ja tavaliselt on ka normaalseid olukordi, et kõige nendega tegelemisel ongi see minu töö põhimõtteliselt. Aga mis ometi nimetus on kindlasti väga põnev, mis võiks olla meie, ütleme, kuulsa külalise ametinimetus? No ma olen põhimõtteliselt selles West Wingis olen võrdleva poliitika, ütleme, nõuniku assistent, ütleme niimoodi. Nõuniku assistent või? See on ju siis see tüüp, kes teenindab ja valab kohvi või? Ma ei tea mitte midagi, ma õppisin 8 aastat politoloogiat ja ma mõnita mind. Ma toon jah kohvi, mis siis on, ma ei otsusta mitte midagi, mille perre ma olen midagi. Washington on täis üllatavaid, huvitavaid inimesi, kui te leiate siit eestlase, suhtuge temasse kui auväärsesse kodanikku ja kunagi ei tea, kellega tegu võib olla ja hea kohvi on maitsev kohvi. Siin Mattis Pogens, Washington, DC, Ameerika Ühendriigid. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road.
together run. She thinks my tractor's sexy. It really turns her on. Beer There we go, man. drive-through. We got Gatorade too. So much should we have? How much are we going to drink tonight? I don't know. Not so much. Let's have some. Like a 6-pack or 2 or damn best Damn apple pie. We're looking for probably Sam Adams. You have Sam Adams? drive-through Which can we also do? beer place. Sam Adams plus. Cigarettes. Yeah. Oh yeah, there it is. But Do you have the regular one or just the flavors? Yeah. we can have everyone other or some kind of Sierra Nevada maybe. Yeah, you have Sierra Nevada. Even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really my tractor sexy. She thinks my tractor sexy. oleme hetkel siin Griswoldis, Iowa põldude vahel. Ümberringi kasvab ainult mais ja sojavaad. Me ei ole enam New Yorgis, me oleme juba siin looduses. Selles kohas, kus Ameerika teeb enda suhkru, kus toob enda suhkruroo sisse, kus nad saavad kogu selle toidu, mida nad saavad hiljem kas ära süüa või ära visata. Mina olen siin, mul on peas Cowboy Kaabu. Elu ei saaks olla ilusam. Joon nüüd mõnusat kohalikku õlut Ameerika tumedat laagrit ja ütleme niimoodi, et niimoodi järgmised 4 päeva. Proosit. Me oleme oma reisiga jõudnud Iowa osariiki, mis on tuntud selle poolest, et siin kasvab väga-väga palju maisi, siin kasvab väga palju sojaube. Ma arvan, et nii, kui me läheme maisipõllule, mis asub seal ja ka teie taga, siis ainuke, mis me seal näeme, nii kaugel kui ulatub silmapiir, on ainult mais. Ja ainuke asi, mida me oleme aru saanud, milleks on nagu maisipõllud head, need on sellepärast lahedad, kui te näed filme, kus koos inimesed kõnnivad maisipõllu sees ja mais on üle pea, siis me tegime sama, aga me tegime seda selleks, et teha head metsapeatust. Maisipõllud on need kohad, mis on suurepärased pissimiseks. No oleme siin Iowas praegu, et teed on täiesti sirged. Vaatan otse ette, lähen ainult sirged teed. Et osades 2 sotti kurve nagu väga palju ei ole, et siin väikest, ma saan aru, miks VRC on nagu siin üsna halb. Aga asi, mis ei ole siin halb, on need põllud. Põhimõtteliselt siin saab elada isegi sees, et siin saab täiesti vabalt kodutu olla. Ma võin näidata siin ka väike kunker nagu püsti panna. See on päris hea ubane siuke. No need ei ole muidugi kõige kõrgemad praegu, et see kasvab palju kõrgemaks. On siuke hea ubane punker, et siin nagu päike otse peale ei paista, eks ole. Ütleme niimoodi, et noh, kui see väga palju ei laiuta, siis selle kauguse pealt nagu noh, toodab päris hästi, et see on siuke päris mõnus, ütleme, kui minul peaks juhtuma see väike, no ütleme, väike siuke lugu, et õhtul kui uni peale, siis ilmselgelt, kui me siia, siin on niisugune jahe, mõnus, eks ole, siin pole ühtegi ämblikku ega ussi. Lähme edasi, vaatame, mis veel. Let's sing the grand ole away, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Our love is stronger every day, yo-ho, yo-ho, yo-ho. So come along and join the throng, several 100,000 strong, as you come to sing the song, yo-ho, yo-ho, yo-ho. We're from Iowa,
siin me lõpetame, et võtab kurat, kas keegi tagasi teed mäletab. Sinna, kas oli sinna poole? Ka oli sinna poole. Persser, jah. Ei ole midagi. Oleme Iowa maakonnas Ameerika Ühendriikides ja oleme suundumas vaatama kohaliku maakonna laadale rodeot. Mattias on juba autos sõitmas esimese ringiga. Me varsti lülitume ka tema peale, aga enne ma räägin teile, kuhu me täpselt läheme. Ameerika Ühendriigid teatavasti koosnevad siis Ühendriikidest ja koosnevad väikestest maakonnadest, mis on omakorda Ühendriikide sees. No nagu meil Eestis on vallad ja maakonnad. Ja praegu me lähemegi ühe kohaliku siis valla, Ameerika mõistes maakonna, eriti elanike arvu poolest on ta võrdne meie maakonnadega, laadale. Ja seal laadal toimub üks kõva pulliratsutamine, millest me õige pea teile ka rääkida saame. Aga hetkel me oleme, loomulikult me ei lähe sinna tavalise Eesti tüüpi Volvo, Volkswageni või Audi tüüpi autoga või hullem Opeliga, vaid me läheme sinna pick-up truckiga, mis viib meid turvaliselt kastis kohale ja kohe me lülitamegi Mattiasele, kes juba autos ootab telefoni teel ja pärast seda Mattias tutvustab teile ka rodeo reeglid ja siis kohtume taas uuesti jälle Cass Country Fairil ehk laadal. Okei, oleme praegu siin Second Amendmenti autog, mil lehvib Ameerika lipp. Me oleme siin väljas Liberty, Freedomi ja Second Amendment peal. Me hetkel sõidame Cass County Fairile. Me tähendab seda, me oleme Cassi maakonna laadale. Tere tulemast Cass County Fairile. Minu nimi on Matis Pogest. Olete mind näinud varasemates kaadrites sellest väikesest lühikesest filmist, mis teil praegu ees on. Minu kõrval on kohe Mattias, kes on tegemas väikest otsereportaaži. Või noh, see ei ole väga otse, tema teeb seda nagu see oleks otse, aga tegemist on reportaažiga otse pullivõitluse areenil ja ma arvan, et siin, kus me oleme, meid ümbrisse umbes 3000 inimest kogu selles maakonnas, kõik tulevad sellest siia, et näha seda pullivõistlust ja nüüd ma annangi sõna Mattiasele. Ja aitäh sulle, Matis, olemegi suundunud siia poodiumile ja hakkame kohe vaatama, mida see pullisõit endast kujutab. Ausalt öeldes mul ei ole mingit ettekujutust, mis need reeglid on, natukene eksitavad informatsiooni, kuid siiski ajaloost on teada, et kauboid on sellised inimesed, kelle tööks on lehmi taltsutada. Ma ei tea tõesti, kas see peaks küll niimoodi välja nägema, aga nende kauboide põhiline söök on olnud närimistubakas, nad on välja tapnud lihtsalt pühvleid ajaloo jooksul ja nüüd nad tegelevad sellise asjaga, et ei suuda isegi 8 sekundit ühe hobuses kurdi lehma seljas seista. Ja siin on mingisugune kosmonaut tulnud ja kosmonaut on tulnud ja siia samale võistlusele ja vaadata, kuidas too upper kuuti kukub. Ja mina täpselt neid reegleid ei tea, kes missugune leht on parajasti võitnud, kuid meie siirdume siit juba edasi enda reisiga Chicago suunas. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Oleme nüüd jõudnud hoopis huvitavasse kohta. Hetkel asume Chicago linnas, 360 Toweri otsas. Vaade linnale on päris selline ilus, väljas paistab päike, inimesed rannast päevitavad. Ja siin linnas oleme loomulikult juba jõudnud käia ülikooli pubis, kohvikus, joomas seal pitcheritest õlut, mis on siin väga populaarne tegevus. Samuti Matis sai enda uudisimu rahuldada kohalikus teaduskeskuses. Ja hetkel on siis meie enda kodu asub selle Chicago ülikooli vahetus läheduses. Meie ümber on väga paljud juba mitmetest Ameerika menuseriaalidest tuttavad erinevad hooned, elamumajad, kus vanasti oma tegusid tegid nii Al Bundy kui ka mootorrattur Hiired Marsilt. Ja kui oleks siin natuke ööpimedust ja kuu oleks näha, siis näeksime, kuidas Al Bundy, mootorrattur Hiired Marsilt, aegsid taga Limburgerit, kes elab ka ühes nendest kõrgetest tornidest koos oma kaaslase
õlirulliga. meil on siin juba reisi viimased hetked, reis hakkab kulmineeruma ja siin kulminatsiooniks vaatamegi siin pikalt, vaatame siin päikeseloojangusse ja heetame siis viimased pisarad. Aitäh, et olete meie reisil kaasa elanud kõik need minutid, kõik need meie jaoks mitmed päevad, teie jaoks mõned minutid. Täname teid kõiki, kes olete siin mõtetes olnud koos meiega, meie jaoks selline kurb lõpp ja selline lahendus. There was Captain Washington upon a slapping stallion, giving orders to his men. I guess there was a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. Amerika, sittu verdulu raisk.